muidugi, mu sõbrad, inimese foto säilitab alati inimese energiat. See on tema eeterkeha peegeldus ja pole oluline, kus see foto asub. Kui inimene viibib selles maailmas ja on elus, säilitab foto temaga täielikku kontakti, olenemata vahemaast. Vaadates inimese fotot, ühendud sa automaatselt tema eeterliku seisundiga, tema mentaalse ja vaimse seisundiga. Isegi kui inimene on sellest maailmast lahkunud, säilitab foto ikkagi mälestuse selle inimese elust ning sellel on isegi side inimesega, kes elab juba teises dimensioonis, teises ruumis. Paljud inimesed, eriti need, kes tegelevad erinevate šamaanlike, maagiliste rituaalidega, töötavad fotodega ja teavad, kuidas nende abil rituaale läbi viia. Nad näevad oma hävitavat, agressiivset, ebavajalikku ja destruktiivset tulemust, mille puhul inimesel, kelle fotoga on töötatud, hakkab halb või on raske või inimene haigestub. Kuigi võib-olla pole see nõid või maag seda inimest kunagi päriselus näinud, vaid töötab lihtsalt tema fotoga. Just nii see on, mu sõbrad, sellest räägib kvantfüüsika. See ütleb, et inimene kui kvantne substants peegeldub kõikjal ja kõiges ning kõik, kes olemas on, ongi see inimene. Ja ma võin täie vastutustundega öelda, et kui te vaatate teise inimese fotot, siis te suhtlete temaga. Te suhtlete tema peenkehadega, te suhtlete tema eluenergia väljaga ja te isegi mõjutate tema energeetilist substantsi. Ja ma väga soovin, et teie, head inimesed, vaadates teiste inimeste fotosid, nende, keda te tunnete või keda te ei tunne, vaataksite neid alati naeratuse, rõõmu ja imelise sisemise seisundiga, soovides neile inimestele edu, headust, armastust, väga tugevat tervist ja õitsengut. Ja kõik see, mida te neile inimestele soovite, nendele fotodele, mida te vaatate, tuleb teile tagasi ja te olete alati õnnelikud. Ärge mitte kunagi mitte kellelegi ega mitte mingitel tingimustel soovige surma, kurjust ega vihkamist. Ärge mitte kunagi kedagi kadestage, armastage kõiki, teadke seda, kvantfüüsika väidab, et igas inimeses on kõik olemas ning meie omakorda elame ka iga inimese ja kõik selle sees, mis on olemas meie imelises, kosmilises ja reaalses maailmas.